vidin. Ja see on tegelikult juba mõnda aega olnud päris tõusev trend igal pool, kui sa vaatad TikToki, Insta influencereid, et LED-maskid, muidu nad olid ainult ilusalongide teema, sest et seda LED-tehnoloogiat saada kvaliteetselt, see oli väga kallis ja seda siis ei suutnud tavainimesed ju endale koju osta. Mis ma tundsin, kui ma olin selle hooldusaja ära, et hiljem, isegi teisel päeval sa tunned natuke see nahk niiviisi õhetab, aga ta ei ole punane, see ei lähe punaseks, aga see tunne on selline midagi toimuks sul naha all. Ja muidugi on väga hea, kui sa paned siia veel siis mõnda seerumit alla või näoõli. Selle maski alla. Okay. Et siis ta aitab veel paremini nendel toimeainetel imenduda ja aitab kuidagi kaasa sellele vereringele, vaata kõik see koosmõju, et tegelikult ta tõhustab sinu erinevate nahahooldust. Mulle meeldibki, et kui ilusalongis või ilukliinikus sa lähed LED-maski alla, siis seal peab kaitseprillid panema, kõik asjad. Sa ei saa sellega ringi käia, aga sellega kodus lihtsalt käid ringi, toimetad, mitte midagi, ma ei tea, kõik asju võid teha. Nii, aga pigmentist edasi rääkides väga palju on seda probleemi, et ma olen tõesti meikarina sellega nii kursis ja alati tunnen kaasa neile, kellel see pigment on tulnud välja ja tõesti nad on hädas sellega, sa ei peida seda.